Siin on kodu, mis on täitnud kõigi pereliikmete unistused. Sooviti heledat ja helget, kuid praktiliste ja vastupidavate materjalidega kodu. Nii sündiski sisekujundaja Sirje Kadalipu käe all põhjalikult läbimõeldud lahendustega kodu. Palju tuli otsustada projekteerimise käigus. Näiteks keskustolmuimejat saab paigaldada ainult ehituse faasis. Märgatavatest uue aja suundumustest on kodu telekavaba. Filme vaadatakse projektorist valgel elutoa seinal. Üldlevinud naturaalse parkettpõranda asemel langes praktilistel kaalutlustel valik laminaatparketti kasuks. Köök on materjalist, millelt isegi kriimud saavad eemaldatud. Tulles väikese köögiga kodust, oli pererahva suureks mureks, et tööpinda ikka jätkuks, andmaks ruumi sagedastele ühiskokkamistele. See maja on minu jaoks väga sümpaatne, optimaalse suurusega, mõnusa moodsas võtmes välimusega. 180 ruutu on siin kokku ja nagu ikka välja kujunenud, esimene korrus on avatud köök elutuba, see on kokku 70 ruutmeetrit, vets, suur garderoob ja koduhoid. Ja teisel korrusel siis lastetoad, vanemate magamistuba ja 2 vannituba, üks siis vanematel oma magamistoast ja teine lastele trepihallist. Vanemate vannitoa keraamiline plaat on väga tume ja sellepärast otsustasin, et mööbel peaks olema kindlasti valge, mis on kooskõlas siis selle sandtehnikaga. Valisime Villeroo Pohji Valamu mööbli, mis võlus meid just sellega, et seal on tööpinna serva all ilus LED-valgusriba, mis loob meeleolu. Ja mulle meeldib lahendada niimoodi, et ülevisi kappe ei ole, et Valamu frondi kohal on peegel ja kõik see vajalik, mis veel ära ei mahu, on siis kõrges kapis Valamu frondi kõrval. Siin on väga sümpaatne avatud õhuruum trepihallist, mis teeb selle elutoa, söögitoa selle võrra palju avaramaks, kui ta muidu oleks. Et võib-olla natuke eripärane on selles majas see, et kohe esiku kõrval on suur garderoob, kus on siis vanemate riided. Tavapäraselt on need üldjuhul teisel korrusel magamistoa kõrval, aga selle pere eelistus oli, et riietutakse enne välja minekut ja see ongi kohe siis juba esimesel korrusel ja esiku kõrval ja see tundub, et toimib hästi. Selles majas on võib-olla natuke ebaharilik valik see, et siin pole naturaalset parketti, mida eestlane üldiselt eelistab, vaid ongi laminaat, mis oli ka mulle alguses natuke üllatav soov ja võib-olla isegi ma kriimsutasin nina selle mõtte peale. Aga teisipidi on see väga põhjendatud valik, sest tegemist on esimese korrusega, näiteks ütleme, kus ta eriti loogiline on, et teine korrus on väiksema koormusega, kus võib olla ka siis naturaalne parkett, aga esimene koormus on siin esimene korrus, loodusest käiakse otse tuppa, väiksed lapsed, koerad, kassid, et see on juba iseenesest põhjus, miks võiks kaaluda põrandakatte materjali laminaati. Ja see konkreetne laminaat on väga rustikaalse puidu imitatsioon ja toimib siin ruumis hästi. Keraamise plaadi puhul ma lähtusin ka sellest, et kuna tegemist ei ole linna keskel asuva hoonega, et see võiks olla looduslähedasem ja leidsime sellise Eestile väga omase paetooni loodusliku välimusega plaadi ja perenaine, kes on väga hoolas ja puhtust armastav, soovis, et materjalid oleksid sellised mitte stressi tekitavad, et kohe ei eksponeeriks igat liiva ja igat tolmu, ehk siis see maaliline pind aitaks ka perenaisel natukene ennast paremini tunda, kuigi ta on ülihoolas. Selles majas on keskustolmuimeja ja siin on alati ka üks ülesanne leida need õiged kohad, kus siis on mõtet neid otsi panna ja näiteks siin esikus, mis on eriti liivane tsoon ja köögis on pandud siis need luugid, mis tõmbavad seda
liiva ise sisse, nii et on lihtne sinna lähedale see harjaga pühkida ja köögis on see eriti õigustab ennast, sest kuhu see mustus ikka koguneb, tavaliselt sinna sokliserva. Kuna siin kööki tullakse ka õuest otse terrassilt, siis see piirkond on eriti liivane, nii et see sokli sisse pandud kesktolmuimeja tõmbeluuk on siin hästi-hästi põhjendatud. Siin esikus on mitu kappi. Üldiselt ma olen väga seda meelt, et peaks olema üks lahtine riiete riputuskoht, aga alati võimalik ka uksed lahti hoida. Ehk siis Eesti kliimasse tuled tuppa märja rõivaga ja mulle tundub, et oleks parem, kui see ei oleks kapis kuivade riiete vahel. Ehk siis üks kapp on mõeldudki selline aktiivne külalistele, sissetulijatele. Ja valguslahendusena esikutes ma armastan kasutada liukuste kohal LED-riba, on ta siis nüüd seal kuskil taga peidetud või selle katteliistu serva. Mõte on selles, et see on näiteks üks hubase valgustuse variant, ta on eraldi lülitusega kindlasti laevalgustist ja avades ukse valgustab ta ühtlasi ka kapi sisu. Et ma leian, et kapi sisse polegi mõtet panna, et kapi ees olles ta valgustab samal ajal ka ruumi. Esikus ma olen kasutanud lihtsaid laepealseid silindreid, et mõnikord on õigustatud süvisvalgustit, tihti on esikus alla toodud lagi ja ventilatsioonitorud jooksevad sealt sees, aga tihti on ka see oht, et ventilatsioonitorud kipuvad nende valgustitega kokku sattuma. Et planeerisime kohe teadlikud laepealsed punktvalgustid ja et oleks ka esikus esemed on vähe, et olen meelega need mustadena valinud, et oleks objekte, mida silmaga näha. Et võib-olla annab välimusele veidi juurde. Kellele meeldib rohkem märkamatu valgustus, saab alati süvisvalgust kasutada. Tapeedi peale on teadlikult juba pandud selline väike valgusti kellale. Alguses ma veel ei teadnud, on see saab olema kell või pilt või midagi, aga just ongi mõeldud selle mahedale valgusele. Et mulle väga meeldib grupeerida valguseid, et üks asi on timmerdamine. Ja siis siin on väikseks nüansiks üks tore tapeet. Esikutapeet peab olema kindlasti tugevamat sorti materjalist, nii et vinüültapeet on väga mõistlik valik, sest seal ikkagi tekivad määrdumise ja vastuminemise momendid. Nii et siin on tapeet vastu pidanud ka lapse kärupõrgetele. Esikutsoonis on ka WC, mis on esimese korruse tualett, ehk siis ka see, kuhu iga külaline satub. Nii et siin on natukene tehtud veidi luksuslikum, veidi üllatuslikum kombo ja mulle meeldib neid vetse kujundada selles mõttes, et sealt saab natukene midagi erilist tekitada, ilma et see väga mõjutaks üldmuljet. Loomulikult peab see olema üks osa tervikust ja mulle endale väga meeldib Eumari valamu, mis tuleb põrandast sellise silindrina. Ta on üsna suur, aga sellesse vetsu ta niimoodi piiri peal veel ära mahtus. Ja suur peeglipind on see, mis muudab ruumi alati avaramaks. See köök on Arendsist tehtud ja mul on tõeliselt hea meel, et see on Eesti oma tootja, kes suudab pakkuda nii korraliku kvaliteeti, korralikke materjale. Nendega mul on juba väga pikk hea koostöö. No köök oli selle perenasi jaoks väga oluline, sest et talle meeldib kokata, neile meeldib koos seal toimetada ja kuna eelnevas kodus oli tegemist pisikese köögiga, siis põhiline suur mure oli see, kas tööpinda ikka jätkub. Nii et selles köögis tööpinda tõesti jätkub. Ja loomulikult, kuna on tegemist avatud ruumiga, siis on kohe nõudmised sellele köögile ka kõrgemad visuaalse poole poolt. Ja siin, kuna on tegemist akendega köögiga, kuhu ülakappe praktiliselt paigutada ei olnudki võimalik, siis me tegime suured kõrgete kappide mahud. Kasutasime selle olemasoleva ühe seina maksimaalselt ära. Ja et see pere ei peaks iga päev poes käima, oli neil soov, et oleks külmkapi maht suurem. Nii et see on 2 täiskõrguses külmkappi, üks on üleni jahekapp 0-tsooniga, teine on siis tavalisem jahekapp pluss sügavkülmatsoon ja nende vahel veel 60 cm laiune kargosüsteemiga kapp. Et selle kapi sisu on jagatud nii, et kapi ukse seespool on õhem maht ja kapi sügavam sisu sõidab ust avades ettepoole, nii et seda on ülimugav kasutada, kõik on korraga silmade ees
ja selle kapi maht võrdub mõne ikka väikse köögi poole mahuga, võiks öelda. Ja selline valdavalt alumise frondiga köök jätab alati õhulisema mulje, et kuna üleval silmade kõrgusel ei ole kappe. Kuna ma ise eelistan avatud elutoas kööki, mis on võimalikult vähe köögilik, siis esimene asi, mis köögi vähem köögilikuks teeb, on käepidemete puudumine. Ja siin on lahendatud ukse avamine profiilidega. Selle profiili puhul, mis siin on kasutatud, on kapi ukse serv kaitsmata. Nii et kui see kapi uks on ise tehtud näiteks poonitud materjalist, siis ta ei ole väga vastupidav. Kuna ma käega katsun kapi serva, siis pidi kohe tõusma nüüd selle kapi ukse materjali vastupidavus. Ja me jõudsimegi üsna loogiliselt selleni, et me valisime nano viimistlusega kapi uksed, mis on selles mõttes ka väga oluline, et kui valida tumedat värvi uks, siis värvitud ukse puhul on see tõeline õnnetus perenaisele, sest et näpujäljed jäävad seal paratamatult ikkagi näha. Ja selles köögis langeb külgvalgus ja eksponeerib seda eriti hästi. Nanoviimistlusega ukse puhul ongi see võlu, et näpujäljed kaovad kohe momentaalselt, nii et see on super suurepärane materjal. Nii et me saime siis selle otsusega teha tumeda mati värviga köögi ja lisasime siia siis seda naturaalset rustikaalset puitu, mis siin jookseb läbi ka põrandas ja söögilauas. Ja rosinaks selles köögis visuaalselt on siis see tagaseina pind, mida on vähe ja mida võis siis kaalusime, et kas teha puidust või mitte, aga siis lõpuks valisime hoopiski sellise efektse keraamilise plaadi kompositsiooni, mida võikski nimetada täitsa pildiks. Funktsionaalses mõttes oli perenaise soov kindlasti saarega köök ja siia ruumi see õnneks ka mahub. Sest väga tihti on see unistus küll, aga ruum piirab selle soovi ära. Nii et siin on päris suur saar ja samas, kuna perenaine pliidi taga olles on näoga elutoa poole, siis oli ikkagi soov seda toidu tegemise tegevust ikkagi elutoa poole varjata, nii et see istumise lett, baarilett on tõstetud veidi kõrgemale. Et siis tekib selline kaitsev sein toidutegijale ja elutoa poolt on see asi ka palju puhtam. Kuna baarilette ääres istujal on käe all soojen ikkagi puit, siis see baarilett on tehtud puidune, kõik toidutegemise pinnad on kivist. Ja mis on huvitav, selles köögis on 2 valamut. Et selline suurem nõudepesuvalamu on akna all, kus on ka nõudepesumasin, aga söögi tegemisel on väga tihti pliidi juures vaja käsi loputada või midagi visata, siis seal on väike valamu. Ja seda muidugi, seda luksust saab lubada endal ikkagi siis, kui köögis on väga palju tööpinda. Ja mis on oluline, kui on tegemist saarega, et siis on oluline jälgida, et see vahemaa ühe köögifronti ja teise vahel oleks piisav. 1,20 m on ideaalne, kui see vahe on ka liiga suur, siis tekib ka ebamugavus ja peab ka jälgima seda, et kui näiteks parkettpõrand on köögis, et siis see tekib tilgutamine üle ühe frondi, et selles mõttes on ka siin ei ole probleemi, siin on keraamilise plaadiga põrand, aga näiteks see, et pliidi kõrval on valamu, tagab ka selle, et seda tilgutamist üle põranda on vähem. Ja nõudepesumasina asukoht on ka tihti mõnikord ka paras pähkel, sellepärast, et ta peab avanema täielikult. Kui on kitsas, siis ei pruugi avaneda. Ja ideaalis oleks hea, kui mõlemal pool nõudepesumasina ust oleks inimesele kohta, et saaks kahekesi toimetada. Ja mida ma püüan väga vältida, ma püüan vältida nõudepesumasinat nurgas, sellepärast, et kui me ta avame, siis tulevad sealt soojad aurud, mis võivad rikkuda selle külgneva mööbli ukse. Et seda võib-olla mõnikord ei osata arvestada. Et selles mõttes üsna varakult peab arvestama, sest nõudepesumasinat ei saa panna kunagi sinna, kus on vesi ja kanal. See on selline keeruline aparaat, seal ei ole ruumi ei all ega taga. Kõik muud aparaadid lähevad, köögimasinad lähevad kapi sisse ja sokli all on ruumi, aga nõudepesumasina puhul tihti seda ei teata, et seda peab alati arvestama. No valema valikuga on jälle
tohutu palju võimalusi, aga kui sõnastada need vajadused, esimene asi, kas ruum võimaldab. Et ideaalis on loomulikult abipinnaga valamu, sest et ta lihtsalt aitab seda märga hoida koos ja ära suunata, et see voola igale poole laiali. Ja muidugi on hea, kui on võimalus kasutada suurt valamut ja ongi nüüd valamutootjad teinud palju variante, kus see valamukauss on väga suur, aga sinna lisatakse juurde siis äravõetav nõrutuskauss roostevaba näiteks, et tavaelus toimib see kauss abipinnana, kui päris abipinda ruumi pole paigutada. Ja samas, kui ma ära võtan, on mul tõesti üks suur valamu, kuhu mahuvad ka ahjuplaadid ja suured potid. Aga väiksemas köögis tuleb tihti teha kompromisse millegi arvelt. Ja siin köögis on väga tore lisand, on rullmatt, mida paljud võib-olla ei teagi soovida. See on tore lisand, mida võib kasutada nii loputusrestina, kuumaalusena ja samas annab teda kenasti kokku rullida, sahtlisse eest ära panna. Et näiteks laminatööpinna puhul kasutan ise suvekodus seda kuumaalusena. Ta on oluliselt parem kaitsepind, suurem kaitsepind kui mingi väike kuumaalus. Ja segisti on siin sellise professionaalse segisti sarnane vetruva kaelaga ja lisaks on tal väga tore lisand magneti näol, mis aitab fikseerida seda segisti otsa. Et see on jälle mugav, et saab puhastada suurt valamut igast nurgast. Kui on tegemist pika kapifrondiga, siis tihti kasutatakse ühte võtet sahtlite näol, et oleks rahulikum üldpilt, siis 3 sahtli asemel pannakse näiteks 2 suurt sahtlit. Väljastpoolt on see rahulikum, aga kasutuse mõttes oleks ta ebapraktiline, kui olekski tegemist ainult sügavate sahtlitega. Siis on võimalus kasutada sisesahtleid. Ja sisesahtleid saab kasutada ka erinevat moodi. Ehk siis, kui näiteks on õhukese sisesahtlis on aktiivse kasutusega asjad, siis saab ta panna avanema koos selle suure sahtli paneeliga korraga ja vajadusel lukust lahti lastes avaneb siis selle sügava sahtli põhi. Kui on vastupidi, ehk siis see sügava sahtli põhja asjad on aktiivsemas kasutuses, siis tehakse käega teine liigutus ja avatakse sisesahtel eraldi. Nii et see ei ole süsteem, mis on lukus, vaid annab võimalusi, kuidas kellelgi vaja on. Nii et sisesahtlit saab kasutada täpselt niimoodi, kuidas perenesel enda soov on. Et see ei tähenda alati topelt liigutust. Kui on tegemist saarega ja saare peal oleva pliidiga on alati teemaks õhupuhastaja. Ja siin kodus on lahendatud see lakke integreeritud õhupuhastiga. Loomulikult peab selle peale mõtlema väga varakult, sest et see nõuab ehituslikult ruumi, ventilatsiooni projekteerimist, aga siin kodus selgus ikkagi pärast, et see õhupuhasti võtab natuke rohkem ruumi, kui me esialgu arvestasime, nii et me pidime tooma lage rohkem alla. Ja kuna me ei raatsinud kogu köögilage üleni alla tuua, siis me tekitasime ühe tsooni, mis kujunduslikult on ka tehtud valguskarniisiks. Lihtne nipp on selle saki juurde tekitada valguskarniis või süvisvalgustid või midagi taolist teha see sakk laiemaks või kuidagi moodi mängida välja nii, et see, kes seda asja näeb, ei näe mitte hädapärast sakki, mis oli toru tõttu vajalik, vaid ta näeb, et vau, siin on valguslahendus väga eriline ja ta ei teagi, et seal taga hoopiski on vajalikud tehnilised asjad. Nii et siin ka me mängisime selle hädavajaduse välja valguskarniisina ja nüüd see lakke integreeritud õhupuhasti annab ka väga hästi valgust ja Falmek on kahtlemata üks tootja, keda ma alati eelistan, kuna nemad toodavad ainult õhupuhasteid. Ehk nad teavad nendest tõesti palju, teevad need väga kvaliteetselt ja näiteks praegu selle õhupuhasti puhul on hea näha, et see pealispind on tehtud klaasine. Ehk siis rasvane pind on hästi puhastatav, annab mõnusalt sumedalt valgust ja tegelikult mõjub pigem valgustina. Ja avatud ruumi puhul loomulikult tuleb jälgida ka äratõmbe tugevust. Selline väiksem õhupuhasti, mis kinnises köögis võiks toimida, siis avatud ruumis kindlasti ei ole piisav. Ja heli on tihti probleem avatud ruumis, siis loomulikult parim variant on see, kui õhupuhasti mootor on viidud hoopis katuse peale, väljapoole kööki,
siis on see õhupuhastitöö tõesti vaikne ja samas võimas. Et see on ideaallahendus, siin kodus on tehtud nii. Söögitoa moodustab siin kodus avatud ruum läbi 2 korruse ja see on hästi sümpaatne, see muudab selle hästi looduslähedaseks, kuna siin on väga klaasine suur kõrge aken ja need männid siin akna taga on kohe toas. Ja kohe selle kõrge akna juures on järgmine moment, mida peab ka väga varakult planeerima, et kahtlemata on ikkagi vaja mingit aknakatet ja selle kõrguse juures ei ole mingit varianti, et inimene ulataks, nii et siia planeerisime kohe elektritoite ja mootori kardina jaoks. Et on olemas küll ka neid selliseid mootoreid, mis töötavad patareide peal, aga selle kõrguse juures on see patareide vahetamine ka väga ebarealistlik. Nii et siia mootoriga liigutatav roomakardin, mis siis annab ennast ükskõik mis kõrgusel ka fikseerida. Ja ruumi on siin ka selleks, et lauda pikendada. See laud on hästi sümpaatne Eesti toode Orientsist ka, ehe rustikaalne plank ja niisugused toredad raamjalad. Ja toolid on siin sellised kergemad sorti ja mis on võib-olla selline väike nipp, mida ei teata, et üks kaval võte on kasutada pöördmehhanismi. Seda eriti raskete toolide puhul, näiteks baaritoolide puhul ma olen soovitanud, et eriti kui on ka parkettpõrand, et kiputakse lohistades seda põrandat ikkagi rikkuma. Aga kui toolil on pöördmehhanism, siis inimene pöörab ennast lihtsalt välja, astub välja ilma tooli väga lohistamata. Ja siin kodus me tegime selle valiku nii söögitoolide kui ka baaritoolide juures. Tõime siia diivani taha sellise väikese optilise vimkaka tapeedi, mis on tegelikult samamoodi väga-väga hele, aga lihtsalt, et annab seinale mingisuguse erilisuse ja toa otsasein tundub praegu väga lage, aga sellel on väga konkreetne põhjus sinna isegi pilti panna, sest tegelikult on see mõeldud ekraan seinana, lakke on mõeldud olema projektor, ehk kui siin üldse vaadatakse midagi, siis spordivõistluseid või häid filme projektorist, televiisorit siia koju ei tooda. Ja sellepärast oli eriti vaja, et nüüd see teine sein, mis diivani taga on, et tal oleks mingisugune kvaliteet, muidu oleks jäänud natukene lage. Ja mis mulle väga meeldib, et me saime kasutada Eesti oma tootjat, mulle tohutult meeldib Softrend. Siin on Softrendi sohva, siin on Softrendi kapid, diivanilauad. Siin on tegemist tõesti väga suure sohvaga ja ma tükk aega katsetasin jooniste peal, kas mahub, kuidas mahub, mis pidi mahub, sest et on hästi petlik vaadata salongis diivani suurust, et seda tuleb kindlasti mõõdulindiga mitu korda kontrollida. Salongid on suured ruumid ja seal see sohva ei tundu üldsegi nii suur, kui ta tegelikult ruumis võib olla. See diivani teevad sümpaatseks puidust raamjalad, mis ei ole väga tavaline. Nii et siin me tõesti väga hoolega kontrollisime, enne kui julgesime tuua siia selles mõõdus mõnusa diivani, aga siia ta mahub ja ruumi siin saab olema. Väga funktsionaalne asi on diivanil peatugi, mis on äravõetav, ümberpaigutatav. Eriti olen märganud, et meesterahvad soovivad seda peatuge. Mulle väga meeldib kasutada elutoas sellist kombinatsiooni, et tugitoolid ei ole komplektis diivaniga, et siis nad jätab natuke õhulisema mulje ja nad oleksid ka natuke liiga suured siin. Et otsisime sellised kerged, hästi mugavalt liigutatavad tugitoolid, mis on ka pöördjalaga ja nad on tõesti iga pikkusega, iga inimese vajadusega kohandatavad. Ja need on siis need rõõmsad kollased rõõmuallikad selles üsnagi monokroomses toas. Et diivani laua juures mulle väga meeldib see materjal, mis ei karda nii palju kui näiteks spoon või puit. Ta on täiskomposiitmaterjal ja see väike serv ka hoiab võib-olla natuke turvaliselt. Ja elutoas võib-olla on ebatavaline, et siin on 2 laevalgust keskel, aga see oli paratamatus, kuna keskmise koha võttis enda alla projektor, kus praegu on kontaktid perspektiivis olemas.
ja ka see on nüüd puhtalt koristusvalgus, nii et mõnusa meeleolu loob pigem seinaäärne valgus. Mulle meeldib väga selle valgusti puhul see, et ta on võib-olla nii alla suunatud silindrina kui ka siis suunatuna seina poole. Ja. Sest ruum tundub alati valgem, kui seinad on valgustatud. Ja kui mõelda, et seina peale võiksid tulla mõned pildid, siis ikkagi on hea, kui saab selle pildi välja valgustada. Aga kuna väga harva teatakse, kui suur või milline pilt tuleb või mitu, siis ongi hästi riskantne kasutada maalivalgustit ja mina olen kasutanud just seina lähedal laes mingid suundvalgusteid, mida on siis võimalik pildile suunata. Ja need valgustid on nüüd sisse ehitatud LED-iga, mis on täiesti valdav suund tootjate poolt. Mõned tootjad isegi lubavad sisu välja vahetada, aga tegelikult ikkagi väga suur teema on valgusteid valides, kas siis vahetatava valgusallikaga valgusti või siis sisse ehitatud LED-iga. Sisse ehitatud LED-iga on need kahtlemata ilusamad. Maja valmimise algfaasis oli siin ette nähtud avatud trepp, aga lõpuks me jõudsime ikkagi selleni, et see diivani taga ei ole mitte trepp, vaid on sein, et see annab tegelikult mõnusa toe. See andis meile võimaluse teha trepi alla korralik panipaik ja trepp on ka turvaline. Nii et selle ideeni me jõudsime tõesti samm-sammult. Küll me siin arutasime trepi aluste ruumide kasutamist, aga lõpuks osutus see nii vähe efektiivseks, et see sein sohva taga teeb selle ruumi rahulikumaks ja funktsionaalsemaks. Nii et praegu on tegemist siis sellise kitsa trepikäiguga üles. Samas trepihall on hästi avar tänu sellele klaaspiirdele ja kõrgele aknale otsas. Ja alati tuleb järgida ka maja planeerides, et trepihallile liiga palju mõttetut ruumi ei kuluks. Et siin on see asi väga optimaalselt lahendatud.